Et võtame niisuguseid väikeseid apse, õrnalt läheme sinna teemasse sisse ja mina Keiu-Kaitsa olen täna siis 1,5 tundi teiega selles teemas. Et ütlen kohe tehnilise poole pealt ära ka, et me salvestame seda töötuba, et siis te teate, et saab pärast järgi ka vaadata, et kui kiiresti mingites asjades edasi liiguvad, siis on ilmselt see võimalus. Et tavaliselt öeldakse, et saab kiirendusega vaadata, minu puhul mõnikord aeglustusega vaatama, sest see tempo läheb, nii et öelge vahepeal stopp ka, kui tunnete, et nagu läheb liiga kiiresti. Teine tehniline teema on see, et kui on küsimus, küsige. Julgelt, me olemegi täna siin selleks, et siis natukene rääkida, mõtteid vahetada, saate omavahel kogemust vahetada, et ma ei ole kindlasti kõige targem inimene siin ruumis, et ma olen kombakesi kokku, anname selle hea tarkuse välja. Tehnilisest poolest nii palju veel, et slaidid tulevad kõik, mis te täna siin näete ja siis me kasutame ka ühte harjutuste lehte, et me teeme kaasa. Ma loodan, kõigil on siis olemas kas ChatGPT tasuline konto või Copiloti konto, et kus saab siis üles laadida faile. Et selles mõttes kindlasti arvutid pärast lahti ja teen kaasa, et kellelgi on abi vaja, siis püüan jõuda, kõik teid on suhteliselt palju siin töötoas. Võib-olla kaaslane ka kõrvalt aitab, kellel õnnestus kaaslane leida siin, on ju. Kellel ei õnnestunud, siis võib-olla üle laua naaber aitab. Aga siis üks palve, et kui me teele läheme, et sa võid proovida, kui sa juba arvuti oled avanud, et sa võid proovida, kas see lühilink sul toimib. Bit.ly, /, ma keeran korraga siia, ma loodan, et ei jookse suure tuhinaga uksest sisse. Et bit.ly, siis kõik suured väiksed tähed, et oleks korralikult 3 HPR 5 S 5 E ja K. Et see on selline harjutuse link, ma tulen siia juurde tagasi, lihtsalt proovi, kas ta avaneb sul väikeses vaheakmes, jätate siis ka kenasti avatuks. Just ütlesin, et keegi raksutab suure hooga ja paneb kõmbu siis aktusesse. Nii, leia endale hea koht ka ja siis tule meiega pardale. Kas avanes? Ja, no super, siis oleme esimese tehnilise poole kindlasti saanud ületatud. Jätame siia nurka, et igaks juhul, kui keegi tuleb, et siis ohutuse mõttest kohe siin kõhuli ei lendaks, et veel keegi meiega ühineb. Oli küsimus kellegi? Ei? Okei, ma tulen selle töölaua juurde tagasi ka, et siis saame rääkida, mis seal on ja kuidas. Aga vaatame siis tänastele teemadele otsa ja nagu ma ütlesin, lähme mõnusalt ja sujuvalt, sest andmeel on selline teema, mis osadel paneb pea võrutama, osad fännavad, silmad lähevad särama. Mina teen tänasti rahulikult ja lihtsalt, et kes tahab järgmist levelit, siis minu hea kolleeg Dimitri annab järgmise töötoa ja temal on niimoodi, et seal ma arvan, osad naeravad ja osad murdavad sellest töötoas. Aga väga mõnus on ja väga head teadmised on. Aga vaatame siis sisse ka natukene. Aha, ja 2 sõna, üldiselt meeldist väga palju ei räägi, et kes tahab, tänan juba keskkonnad, lähed LinkedIn'i ja vaatad tausta ja teadki, kes ja mis. Aga sisuliselt olen päris pikalt olnud personalimaastikul ja tegelengi väga põhjalikult personaliuuringute teemadega, nii et sellesse andmeanalüüsi armastus on tulnud. Ja siis ma olen olnud erinevates ettevõtetes, kas personali siis selline partner, aidanud erinevatel meeskondadel toimida just numbrite põhiselt vaadanud sisse. Olen ka Gallupi coach olnud, ehk siis MyVoice'i osas toonud Survey kunagi selle teema. Ja siis olen juhtinud ise ka agentuuri, nii et selline kirjub taustaga personalimastiku poole pealt ja üks hetk elukis kokku siis Kristiina Tuisu ja Jarmo Tuisuga. Nii et sai siis koos nendega ja nende alluvuses õpitud sellist organisatsioonis AI võimestamist. Ja kuna ma ise olen varasema tehnoloogiaga ka kokku puutunud, aidanud Eestis ka paari tarkvara tegelikult ehitada personalimaastikul, siis eks entusiasm ja muu asi näitas, et ega see AI teema laualt kuhugile maha ei kuku. Ja jäin selle juurde koolitanud olen varem ka, et sisekoolitaja on toimetanud, minu hea juht Kai Real kunagi ütles, et kuule, päris hästi tuleb välja, et mine tee, et siiamaani siis koolitaja niimoodi taustaks. Aga jah, rohkem ei räägigi iseendast, olen 1,5 aastat sellel lühikesel tehisintellekti teemade osas, mis meie niimoodi igapäevaselt tulnud on tehisintellekti maailmast, on see 2 ja natuke peale aastaid, 1,5 aastat olen mina koolitaja või lihtsalt tundub juba lühike aeg, aga tehisintellekti nüüd selles igapäevastes võtmes tänases tundub juba päris pikk aeg. Vot, aga kes tahab, otsib mind üles ja siis võrgustume kuskil kaugemal seal interneti avarustes ka, nii et julge, kui mingi küsimusi teemasid tänasest jääb õhku, et siis võtke mõjumist kinni, kas siin pausi ajal või siis juba kuskil selles teises maailmas seal teevipinnal. Aga mis me täna õpime? No vaatame siis õppetöös natukene, et kuidas vestlusrobotiga teha sellist uuringu poolt või küsimusi küsida, et õpilastelt saada tagasisidet oma töödele, mida sa siis neile igapäevaselt annad ja kuidas nemad võiks reflekteerida.
ja siis vaatame selle pinnalt, loome ka fiktiivseid andmekogumeid, analüüsime neid hästi natukene ja siis vaatame, kas saab visualiseerida ka. Ja lõpus jääb äkki aega natukene vabaks mikrofoniks või siis kui vahepeal on küsimusi julgelt küsida, siis lõpul lihtsalt vaba mikrofoni aega ei lähe. Et eks me oleme siin piiratud ajarahvis, üritame siis selles olla, et jõuaks kenasti teistesse töötubadesse ka ja vahepeal sirutuspausi ka teha. Tulen tagasi nüüd selle lehekülje juurde, et kes andke käega märku, kas kõik said sellesse sisse või andke käega märku, kes ei saanud sisse sellele lehele. Ahah, okei, kas millegi pärast oli mingi error? Saatsid Wi-Fit või hoopis see error, okei. Aga tundub, et teised said. Kuidas? Mul salvestab juba ammu, täitsa algusest peale, nii et ära muretse, saate lõigata juppideks ja tükkideks, kuidas tahate salvestuse. Aga jah. Ühesõnaga, tegemist on sellise jagatud küsimuste promptide tahvliga. Ise nimetame seda digitahvliks ja tegemist ei ole mitte muu kui tegelikult sellise toreda Google Drive'i keskkonnaga nagu Google Docs. Ja seal siis on tegelikult üleval kõik tänane materjal, mida me teeme. Et see esitlus on siin olemas, mida ma täna teiega siin jagan, nii et saate kõik vajalikku kohe kätte, et tegelikult ei peagi ootama seda, kui keegi midagi saadab. Need dokumendid jäävad teile, need esitlused jäävad teile, mina neid kuskilt maha ei hakka võtma, nii et selles mõttes saate kasutada, kui tunnete, et on abiks või vajalik. Siin on olemas siis need lingid, millest ma täna räägin ja siin on ka harjutused, et kui ma ütlen, et näed, nüüd läheme selle harjutuse 1 juurde, kopeerid siit midagi kaasa, kleebid chati aknesse, et hoia see promptide tahvel endal lihtsalt ühes vahekaardis lahti, nii nagu mul siin, et siis saad liikuda vastavalt oma vestlusroboti ja siis kas siis, ma ei tea, nende harjutuste tahvli vahel, et vaata, mida sa ise kasutad, et kas sa kasutad ChatGPT-d, Copilotit, et jah, andmete puhul need võib-olla esmased sellised valikud on ka. Nii et tule siis siia tagasi, kui me harjutuste juurde jõuame ja hakkame praktikas kaasa ka tegema. Kas kellelgi küsimusi selle tahvli osas? Ei ole. Kas sa leidsid Wi-Fi ülesse? Okei, noh, siis on nii. Aga siis edasi liikudes, et väike siuke sissevaade ka lihtsalt, et mida ja kuidas üldse on võimalik, siis ma räägin kui ChatGPT-st peamiselt, et mitte, et ma ise nagu ainult selle fänn oleksin, vaid lihtsalt temaga nagu andmeanalüüsi poole pealt võib-olla on kõige paremad lood, et Copilot on natukene, kui sa just ei kasuta tasulist Copiloti versiooni, mis on su päriselt Excelis sees, et kui sa kasutad Copilot chati, siis selle puhul on võib-olla natukene sugest ebaühtlust tunda ja Gemini puhul tasuta, kui sa kasutad, siis praegu vastus veel, kui Excelit ei saa üles laadida. CSV-ga minust ka veel eile proovisime üleeile, et minust ta nagu peaks lubama, aga ei luba. Nüüd ütleb, et tema keelemudel, tema arvandmeid ja analüüsi, kohe tuleme selle juurde ka, mis ja kuidas. Selle kohast ma lihtsalt siin ChatGPT. Ja mida siis andmeanalüüsi osas tegelikult teha saab erinevate vestlusrobotitega, et noh, nagu me teame, siis tegelikult arvandmete analüüsiks on ikkagi 2 kõige paremat tööriista. Üks on kalkulaator ja teine on Excel. Nii et selles mõttes ma ei too kuidagi kedagi kuskilt, ma toon teid pilvedest allu, ma ei vii teid pilvedesse. Et selles mõttes tegemist ei ole fakti tööriistaga, et me räägime vestlusrobotid, keelemudelid, siis tegemist on tegelikult ennustusliku tööriistaga. Ehk siis temaga on kõige parem ikkagi igasuguseid uuringute ja uurimise strateegiaid koostada, mõeldagi, et milliseid andmeid sa peaksid koguma, kui suured valimid peaksid olema, kuidas sa neid andmeid kogud, kellelt sa neid andmeid kogud, kui kaua sa neid kogud ja nii edasi. Ehk siis selline eeltöö tegelikult igasuguse uuringu materjali kogumiseks vabalt peegeldada, sparrida, temaga arutada. See on see, mis tegelikult annab võib-olla sellele heale uurimustööle ka hea aluse. Küsimustika koostamine, super, minu arust ütled ainult, et teate, et küsimustikud peaksid olema 5.–6. klassi lugemistasemel, jah? Ütled, et palun viise, siis vastas, muidugi teed oma sellise keele poole peal kasutad sellist žargooni ja tahad küsida ja hästi spetsiifiliselt rääkida ja siis tulevad lihtsalt küsimustikud, kus õpilased ei saa näiteks mitte nii aru, mida sa täpselt tahad teada, siis ütled talle, et nii, panen küsimustiku sisse, kirjuta 5.–6. klassi tasemele, vola, ongi kõigile ühtselt aru saada küsimustik. Ja siis igasugused parameetrid ka, et aru saada, kui suur see valimi osa peab olema, milliseid parameetrid ma üldse pärast näiteks analüüsin, milliseid trende ma võiksin analüüsida, et sellest juba seda eeltööd ka teha. Et selle jaoks, kui seda analüüsi ettevalmistamiseks on ta hea. Andmete analüüsimise mõttes on ta selline nii ja naa, ma ütleks. Et mõnikord on see hea, et meil on kiiresti vaja mingeid ülevaateid saada, trende, mingeid võrdluseid, mingit statistilist tõlgendamist tekstiliselt.
no ma ei tea, kes on numbreid analüüsinud, sa tead, et alati tuleb juurde mulle statistiline tõlgendus ka. Ja seda kirjutada on selline, no tegelikult ma juba tean, aga siis on näpud töötavad ja pea üldse ei taha kaasa võtta, et selliseid numbreid statistiliselt kirjeldada on minu arust ülihea. Et kasutada just selle jaoks, et ise ikka korrigeerida, vaadata kriitilise noodiga peale ka alati andmete juures. Aga andmete analüüsi juures jah, et mis siis näiteks ChatGPT lubabki erinevaid andmefaile sul üles laadida erineva suurusega ja kõige eelistatum on siis CSV. Miks CSV, teate? No. Täpselt, sisuliselt jah, et kõige lihtsam töötada. Et kui on võimalik, siis äkki on ja õnnestub, pane CSV-s üles, nii seda lihtsam on tal endal aru saada, mis seal sees on, mis siis seal ridades veergudes ja lihtsamini mõistetav, nii et avustab paremini neid tükke sealt lahti. Siis Exceli puhul on see, et erinevad Microsofti töövihikud, siis et seal on erinevad lehed, vormingud, ma räägin ka, et siis kui hakkate analüüsima, mida suuremat andmefaili või siis laske tal alati esimese sammuna üldse töödelda läbi see fail. Millistest veergudest, millistest lehtedest, millistest ridadest ta koosneb. Et ta jõuaks leiega ühte konteksti. See on hästi oluline. Et ta ei loe nagu inimene faili. Vaatab peale, saab aru täpselt kõik, mis kust on. Vaid vaja on, et ta teeks selle selgituse, arusaama, ta saaks aru, mis kontekstis ta toimetab, mis raamistik seal on, mis andmed seal on ja nii edasi. Aga võib-olla natukene ka, et kui sul on seal 97 aasta Exceli mingisugune fail, et siis ta seda XLS-i alati ei pruugi lugeda, et pigem hea oleks, kui oleks siis uuema Exceli faili laiendiga fail ka. Aga mõnikord on jah, see suurus piirab failidele ära. Kuigi kui te küsite, et 9000 rida ametlike palgad on avalikult üleval, siis seda suudab ta tegelikult analüüsida. Aga mõnikord hallutsineerib ka, nii et peate ikka seda usaldusväärsust ka alati kontrollima. Et ühes KOV-is tahtsin head meelt KOV-ile teha, vaadata, et mis kõrval KOV-ide palgatasemed on, et mõtlesime, et analüüsime. Ja siis küsisin, et palju seal kõrval KOV-ides neid töötajaid siis on. Ja siis ta väitsid, et igas KOV-is on 10 töötajat. Noh, tegelikult mõtlesin jätkuvalt ja järjepidevalt, et ei ole. Ikka igas KOV-is on erinev arv töötajaid. Ja siis ta vaatas peale, et iga on 10 töötajat. Nii et eks see niimoodi on, et Excelis teine kord mingisugune sorteerimine, filtreerimine, lookup'id, asjad, et teda lihtsamalt teha. Ja siis jälle see kirjelduse pool, ma ütleks, et on nagu see, mida siis kaasata ja kuidas kaasata. Et see pool. Aha, tundlike andmete puhul ka, et eks võib-olla igaks juhuks tuletab meelde. Et ainult personali andmed ei ole tundlikud andmed, et igasugused kliendi andmed või õpilaste andmed, et need ka ju tegelikult kooli andmed, et mis iganes käivad kaasas, et sellepärast vaatame ka fiktiivseid andmete loomise asju, et õppetöös teinekord kasutada, et ei peaks kuskilt mõtlema. Kuigi Eestis on väga tore koht avaandmed, selline portaal. Olete teadlikud? Jube äge neid andmeid saab sealt, et mingi vaadake, et igasuguseid toredaid analüüse on sealt võimalik teha. Ka AI kohta aprillis tuli väga tore selline uuring sinna avaandmetesse välja, et kuidas siis Eesti inimeste kasutus AI osas on või kasutusele võtu meelsus on. Nii et analüüsige, nii et väga vahva koht. Aga tundlikaid andmeid ärge siis võib-olla kõikide igasuguste telefoninumbrite, isikukoodide asjadega pange, kui te ei ole just luba küsinud neid panna. Kas keelemudelid oskavad arvutada? Vastus on siin. Ei. Miks ma nii vastan? Põhiloogika keelemudelitel. Nad on keelemudelid. Nende sees sisuliselt istuvad sõnad. Või siis ta tegeleb lausete ja tekstidega. Et see aastatagune nali, et ChatGPT ei oska arvutada 1+1 ja siis see võtab 7. Väga okei nali. Selles mõttes see on nali, et ta ei oska arvutada, sest et tänasel päeval istub seal taustal või kõhus Pythoni kood. Ehk siis sisuliselt see tähendab seda, et ChatGPT ise on tegelikult keelemudel. Pythoni kood ongi selleks, siis ChatGPT on nagu selline kasutaja, kes siis käsutab seda Pythoni koodi, et näe, mulle kasutaja andis siin mingisugused andmed, paned need andmed söödavasse keelde Pythonisse, sisestab talle selle päringu, Python analüüsib, väljendi või selle väljundi saadab siis nagu tagasi sisuliselt keelemudelile. Keelemudel siis loob sinna ümber konteksti ja annab teile kasutajale selle välja. Nii et sisuliselt on seal tegelikult teine programm taustal, mis siis arvutab teile. Ja kui küsitlete aga, et okei, et Pythoni kood on ju nagu hästi raamistikus selles mõttes, et arvutabki, et miks siis ikka nagu need valetab, et miks ta ikka arvab, et see koobides on päriselt 10 töötajad, mitte nii nagu tabelis tegelikult suures on kirjad, kas 27 või 25 töötajad. Sellepärast, et keelemudel
enne kui ta Pythonisse andmeid annab, võib tõlgendada andmeid või siis seda näiteks sinu konteksti, mis sa talle sinna chati klaviatuuris kenasti tipid, võib tõlgendada ühte või teistmoodi. Ja vastavalt sellele ta annab selle sisendi siis Pythonile ja Python võib sellest sisendist nagu siis ju välja lugeda ühte või teist. Nii et sellepärast sellist nagu ebaühtlust selles andmemaailmas valitseb ka. Aga see mind ei häivuta, sellepärast et kui Python saab õiged andmed, õige sisendi, õige kontekst ja infot, siis ta tegelikult läheb toimetama ja analüüsib teile need andmed ära ka ja trendib. Aga seda osa me täna süvitsi ei räägi, aga kui te töötate andmefailidega, nii või teistpidi andmefailidega töötate isegi ilma vestlusrobotite, siis andmed peavad olema kvaliteetsed. Mis tähendab andmekvaliteet? Kes oskab öelda? No ei hammusta, võib täiesti huupi ka pakkuda igasuguseid asju. Nurka seisma ei pane, toalist välja ei saada klassiruumist tuba. Mitte tüüpi, tühikuid pole, mingeid imelikke märke. Iga see ei ole tabelis sees, andmete ühtsus peab olema isegi nagu ühtlane, andmekood peab olema, andmed peavad hästi tuvastatud olema, ei tohi olla jätatud, nagu sa ütlesid, tühikuid seal kuskil on ju puudu andmeid, et andmetabel peab olema korrektne tegelikult, hästi loetav, korras, puhas. Ja seda ütleb tegelikult ChatGPT päris hästi teha, et selles osas nagu ta ooteb tuvastada, kui tõesti väga suured andmemahud, ise scrollida läbi võib-olla see 9000 rida on ju, kui seda Excelis saab ka päris hästi teha, siis teinekord tegelikult aitab tuvastada mingisuguseid vigu tabelis ka päris hästi, et selleks võite proovida kasutada, kui siis ei ole sellised andmeid, mida ei tohi otseselt sinna sisse sööta. Ja teine asi, mida nagu andmete turvalisuse osas hästi palju kardetakse, on ikka see, et anonüümiseerida ka, et kui on mingid tundlikud andmed ei taha sisse panna, asutus ei luba panna või midagi muud, et on kuidagi reguleeritud ikkagi see pool, siis tegelikult saab ju andmeid anonüümiseerida ka, enne kui sinna kõhtu sisse neid panna sellele vestlusrobotile närimiseks. Ja Excelis on ka väga hästi võimalik anonüümiseerida, et tõstate ka andmed ühest sheetist teisele, teatud valemiga saate anonüümiseerida rebane 001, rebane 002, rebane 003, panete teete analüüsi ära, pärast tõstate sellele samale feedile need tagasi ja võite siis kokku, kes oli rebane 001, rebane 002 ja rebane 003, nii et selles suhtes jälle. Öeldakse küll, et ei tohi mõnda asja teha, aga võib-olla mina ütleks, et ärge mõelgem, et ei tohi ja punane joon, vaid looge raamid, et mis on nagu mõistlik ja mis ei ole. Võib-olla ajaliselt võttes mingeid asju ei ole mõtet anonüümiseerida ja siis edasi-tagasi jooksutada. Samas mingeid asju võib-olla tasub nagu workaroundiga teha või minna nagu ümber ja kasutada ikkagi selleks, et kui tõesti seda statistikat sinna juurde kirjutada, näiteks nendele andmetele olete Excelis ära töötanud, siis tegelikult seda sama anonüümiseerimisega saate kenasti, ma arvan, väljundi ka siit vestlusrobotist sisse. Aga mida siis veel teha, kui ma rääkisin, et üks asi on see statistiline pool, et igasugused baasanalüüsid, keskmised, mediaanid, helbed, proovime ka, kas tuleb välja, ei tule välja. Mul meeldib nendes töötubades ka olla, kui asjad välja ka ei tule, et siis on näha, et alati ei ole nii nagu hurraa ja siuke vahumomendid. Aga igasugused võrdlused, sagedused, trendid, kategooriad, vabade vastuste analüüsimised, et need tulevad päris hästi välja tal. Ja siis igasugused muudatused ajatelgedel ka, et seda ka tegelikult õnnestub nagu jälgida mitme erineva tabeliga ka. Aga mõned tipid annan teile siis kaasa ka. Ja visualiseerimise osas, et milliseid siis visualisatsioone kasutada, et kui vestlusrobotit proovite, siis saate öelda talle, tee mulle mingid asjad histogrammis, tee mulle tulpdiagrammis, joongraafikus, pirukas. Olge hoiatatud, kui te mõnikord kasutate, et tee mulle palun pirukas, siis ta teeb teile pildiprogrammile just piruka. Ja võite siis seda niimoodi tühja kõhuga vaadata ja nimetada. Et siis mõnikord ma soovitan, et inglise keeles kasutab pie chart, sellepärast siis ta saab aru, mida te tahate. Või siis öeldagi, et pirukas diagram, mitte pirukas lihtsalt, et muidu ta võib teile lihtsalt luua pildi, mis on pirukast. Ja nende diagrammide osas on igasugused asjad, et näiteks need, kes töötavad näiteks mingisugused värvipimeduse teemad on, et siis tegelikult saad anda ChatGPT-le ette, et tee sellistes toonides, kus inimesed, kes värve ei erista hästi, et siis ta suudab tegelikult panna sellistesse toonidesse, kus siis on erksad või kontrastsed värvid, et inimesed saaksid nendest väljunditest paremini aru, et ka selliseid asju suudab teha, olen üldse testinud, et nii. Aga aitab küll, ma olen piisavalt rääkinud, on ju. Lähme tööle ka. Teeme mõned harjutused ka kaasa, et siis läheb vähe lõbusamalt äkki meil see olemine siin. Ja kui vahepeal küsimusi on, siis anna kindlasti märku ka, et siis saan vastata sulle ka. Nüüd on siis see aeg, kus mina ka natukene olen rohkem paigal.
Ma ei tea, kui hästi te siit poolt näete, ma vean selle tooli siia ette, näete? Jah, no siis on hästi. Ütle uuesti, post on ees ja vahepeal ma vaatan siia poole ka, et siis ma vahepeal tõusen kindlasti püsti ka, siis ega mind ei peagi nägema, peab ekraani nägema, kui me harjutusi teeme. Et esimese harjutuse puhul vaatamegi siis seda poolt, et ma ütlesin teile, et küsimustikke saab hästi luua. Ma olen teile paar prompti või selle ühe prompti valmis kirjutanud. Prompt, viip, teate, eesti keeles. Mõnikord mainin sõna viip, mõnikord prompt, äkki on öelnud, et see on viip, on ju viipamine. Et siis ma püüan ka seda inglise keelt võib-olla vähem kasutada ja ikka juhtub sisse, et ütled ikka prompt pigem. Nii, ja siis me vaatamegi seda, et promptimise baasloogika on ju see, et teate, on ju, annate rolli, annate konteksti, annate eesmärgi. Et kui te kasutate ChatGPT just näiteks tasuta mudelit, mis 4O näiteks, et siis selle promptimise loogika või viipamise loogika on see, et ikkagi annate rohkem konteksti, annate selle rolli, sest kui te rolli annate, seda sügavuti ta rohkem läheb, on ju. Ta saab aru, mida te tahate, mis valdkonnas, mis raamid piirital on ja eesmärgi ka, on ju, et mida ta siis peab teile tooma. Aga seda me täna ei räägi, see on tavaliselt teise selle koolituse teema. Olengi siis selle põhjal ette valmistanud sulle prompti, oled uuringuspetsialist, loo järgmise uuringu jaoks küsimustik ja nüüd annan talle konteksti. Ja kõik, mis sina siin näed, mis sa seal harjutuste tahvlil ka näed, sa võid niimoodi teha, et kui sa tunned, et sa tahad oma valdkonnas midagi muuta, võta kätte ja muuda. Võta lihtsalt siit kaasa see prompt, oled uuringuspetsialist, lähme Rooma, näed siit seda küsimustikku ja mina olen siia pannud, et teemaks on üliõpilaste rahulolu õppeainega ja siis ma olen öelnud talle, et näed, sa pead õppeaine sisu siin hindama ja praktilist rakendamist ja ma tahan aru saada õppejõuna, et kas siis nagu minu õpilastel oli piisav kaasatus ja huvi minu õppeaine vastu. Sina võid selle prompti enda jaoks ümber kujutada, on ju, et sa ei pea neid asju kasutama ja mina olengi öelnud, et mina tahan, et minu sihtrühm on siis need, kes on mul lõpetanud, nemad vastavad ja küsimustikku ma olen ehitanud väikese raamistiku ka koostamisele. Ja miks? Sellepärast, et kui ma ütleks lihtsalt, et koosta üks küsimustik, siis ta läheks nagu kratt teele ja põmm, teeks sellele. Aga ma tahaks natuke ise ka siin roolis olla ja juhtida teda ja ma olen suunanud teda siis, et ole hea, alati lihtsalt selged ühemõttelised küsimused. Et tihtilugu näeme küsimustikke, kus on sees, et hinda, kas oli kaasav ja kas ma saan praktikas ka nagu rakendada ja siis on üks küsimusse pandud. No, ma ei saa hinnata seda väga, et võib-olla oli kaasav, aga praktiline näiteks ei olnud. Nii et siis seda. Siis ma olen palunud ka ei vastuseid panna sinna, avatud küsimusi ja vältida igasuguseid mitmemõttelisi küsimusi ka. No aga mis ma siin jutustan? Lähme teele. Võta aga siit, sul on vestlusroboti aken lahti, on ju, ChatGPT või ma ei tea, Copilot või mida sa kasutad. Et selleks ülesandeks sobib Google Gemini ka, kui sa näiteks tahad küsimustikku luua, et ka väga hea. Võta kaasa, oled uuringuspetsialist, control copy. Ja lähed oma chati aknasse, võtad uue vestluse, Ctrl V ja vajutad Enter ja hakkabki tööle. Ja nüüd ta peaks lähtuma siis meie sellest kenast sisendist, mis me siin koostanud oleme ja hakkama looma meile küsimustikku. Minu ChatGPT olen talle korduvalt õpetanud, et mulle üldse ei meeldi emotikonid. Palun vabandust, ikka ta paneb neid emotikone igale poole, nii et te ikka näete neid emotikone siin ka. Et pean teda rohkem siis veel õpetama või ütlema, et ära pane. Aga kui te nägite, siis seal promptis oli kirjas ka see, et loo sissejuhatus väike ja siis selle jaoks just, et me saaksime siis õpilasi kaasata rohkem. Kuidas on? Tegi ta teil ära? Ei teid veel? Tegi. Nii, vaadake üle, saite 8 küsimust. Või saite rohkem? Rohkem. Võib-olla saite rohkem sellepärast, et demograafilised küsimused palusin ka sisse panna. Mõnikord ta paneb niimoodi, et 8 paneb sisulist küsimust ja näiteks 2 või 3 paneb demograafilist küsimust. Ja, et see on seal promptis tegelikult sees, et sa võid demograafilisi küsimusi ka lisada, et see on jälle, kuidas ta aru saab kontekstist, on ju, et mida ta mõtleb. Väga hea. Ega siis see nagu ei olnudki nagu põhiline asi, mida teile näidata tahtsin. Tegelikult on see, et palju tasulisi versioone on käed püsti jaksuks. No, natukene mõned on. Okei. Lihtsalt tasuliste ja tasuta vahe on see, et kui sa täna juba midagi teinud oled, siis vahepeal, kui andmeid on võib-olla vaja üles laadida, valla laadida või mingit funktsionaalsust on vaja kasutada, siis ta võib lihtsalt öelda sulle, et stopp! Nüüd on mõnus aeg läbi, lähed tagasi tekstide kirjutamise peale ja tule 4 tunni pärast, siis oled sellest toredast pausist välja saanud. Aga vaatame siit sellist funktsionaalsust tegelikult, et mida nagu paljud ei tea, ma olen avastanud, et kui sa ka mingid küsimustikke teed, või see ei ole ainult küsimustika puhul, see on ka mingi õppetöö materjaliga, et kui sa mingit tekstilist väljundit näiteks lööd, kas sa teate, mis asi on Canvas või Luendi? Okei. Proovime ja Luendi kõike funktsionaalsust teate? Kõiki.
kõiki mitte. No aga vaat, proovime, mis meil välja tuleb, et küsimustikud ja tekstid on ülihea siin tegelikult editeerida, et kes kasutab Copilotit, Copilotis on see Pages, et seal saab samamoodi tegelikult editeerida ja Geminis praegu on valtsuse võlgu, kas tuleb ka eraldi vist lahti äkki ja saad ka Google Sheetsi või sinna Docsi kohe vist panna kenasti. Aga siis, kui sa lähed siia alla, vaatasid küsimused ka üle, meeldisid ja meeldinud? Oli variatiivsust? Oli nii, et jälle, mina olen sulle mingi põhja kokku pannud, mina ei suuda kõikidele teile täpselt õiget asjad ära siin anda, sest teid on nii palju, teie tase on erinev, aga see on see, mida tahan anda, tahaks saada teile õnge, mitte kala. Ehk siis teie saate selle sisendid, saate teadmised ja ise siis vastavalt oma äranägemisele pärast rakendate, muudate, et see on see võib-olla oluline nüanss. Aga kui sa siin alla lähed ja lõuendi lahti võtad, et siin all on see pliiats tärnikesega, näed, on ju, kes ei ole kasutanud. Või siis on tööriistaribal on kirjutaja kodeeri on vist lahend ja lõuend. Ja. Aga sisuliselt võid siit alt ka redigeeri lõuendil lahti võtta. Nii, avas lõuendi. Mis te soovitate teha lõuendil? Esimese asjana. Mina soovitan teil lisage üks küsimus juurde, mingi oluline küsimus enda jaoks. Vaadake küsimused läbi diagonaalis ja paluge tal paigutada üks küsimus kuhugile kas vahele või lõppu või midagi sellist. Ja ütledki siis, et ole hea, analüüsi nüüd enda poolt loodud küsimustikku ja vaata kriitiliselt peale, milline teema võiks olla veel ühe küsimuse raames küsitud näiteks. Ja teate, mis ma tegelikult tegin praegu või? Ma tegin seda, et ma ütlesin talle, et analüüsi enda poolt tehtud küsimused kriitiliselt üle. Ehk siis ma tegelikult natukene teen seda nagu reflektsiooni talle ise endaga. Ta peab vaatama oma väljundile. See on tegelikult üks promptimise tehnikad, kus sa parandad ise tema väljundit, mis ta loonud on. Või siis see, ma ei tea, vabandust, mina ütlen hetkel, et ta võib vestluroboti kohta aga tegelikult peaks ütlema see, mis ta on nagu mõni. Et see on see võimalus, kus sa vaatad oma selle prompti, mis sa löönud oled, see väljund, mis ta tegi, ütled nii, nüüd sina oled ise oma kriitik, vaatad peale, analüüsid ja ütled, et ahaa, mis viga on, mida võiks veel lisada, kuhu, mida võiks parendada. Nii et proovid, kas tuleb välja see metoodika, et sa lasetad ise endal vaadata kriitiliselt loodud väljund üle ja vastavalt sellele siis korrigeerida seda väljundit, nii et ta looks sulle sisuliselt uue ja parema, kvaliteetsema väljundi. See on see rephrase sisuliselt, et sa nagu lased tal oma töö uuesti ära analüüsida ja siis uuesti väljundina pakkuda midagi juurde. No ja nüüd ta peaks hakkama sul siis, ta siin mõtleb natukene ja puudub oluline teema, õppejõu roll ja panus ütleb mulle näiteks, et tema soovitab siin lisaküsimust number 9. Kas oled nõus või rahul õppejõu selgituste juhendamise toetusega kogu kursuse vältel? No, mulle meeldib see. Jah, lisa see. Ja siis ta peaks sul lõuendil kenasti siis teisi mitte editeerima ja lisama viimase küsimuse sinna. Et mis muidu juhtub, kui sa lõuendit ei kasuta, ta võib sul kogu teksti ära redigeerida, uuesti muuta. Aga kui mulle meeldib see sisu, mis on ja tahan ainult mingeid nüansse juurde lisada, siis see on lõuendi üks eelis. Et ta siis lisab juurde neid erinevaid küsimusi. Vaatame, kas ta pani mulle ka. Ja näed, mul pani 9. Kas teil ka pani? Mõni käskis äkki kuskile 4. või 3. panna, seda ka tegi? Okei, väga hea. Nüüd lõuendi puhul on see, teate, et te näete, et saate alati tagasi võtta, kui ei meeldinud, mis ta tegi, ja siis tegelikult te näete ka neid muudatusi, et kus, mida ta tegi, kas ta midagi kuskil maha võttis, pani juurde, muutis numbreid siin, et siis ta näitab teile ka, kui selle kellakese sisse lülitate siit ülevalt. Ja üks asi võib-olla, mida veel, ma ütlesin teile, et see küsimustik peaks olema heal lugeja tasemel. Teate, et lugeja taset saab siit valida, jah? See väike lammas all paremas nurgas, see väike pliiats, kui lähed selle peale, siis siit sa saad, näed, vaadata, siin sa saad emotikone lisada, mina soovitan seda nuppu mitte puutuda, heaga, sest kui te selle vajutate, te võite vajutada muidugi, siis ta viskab terve selle uuringu teil küsimustiku emotikone täis, mis võib-olla mõne sihtrühma puhul on võib-olla isegi äge, et võib-olla kui teil väga noored on, et siis nad, ma ei tea, või samas siis nad vaatavad, et õppejõud on täitsa hulluks läinud. Aga ühesõnaga, siin saab emotikone lisada. Siis sa saad viimase lihvi anda, aga siin on selline asi nagu lugemistase.
ja kui sa lugemistaseme peale vajutad, siis sa saad slaideriga liikuda kas kõrgkooli tase, kolledži tase, keskkooli tase, põhikooli tase. No panen põhikooli tase, sest nagu ma ütlesin, tegelikult uuringu küsimustik peaks olema lihtne. Klikid aga seda ja põmm, analüüsib siin kõik ära ja saadki siis tegelikult natukene lihtsama väljundi õpilaste jaoks. Kas leidsid selle? Lammas all paremas nurgas, siin all nurgas, näitan uuesti. Ta mul, näe vaata, siin on väike see pliiats, näed, all paremas nurgas. Nii. Vaadake, kas äkki üleval kuskil võib olla või kuskil see pliiatsi märgike. Ei, ta ei avane sul lihtsalt. Näe, võtta nüüd avane. Lugemis ja nüüd siit slaideriga veel. No vaata, ma olen lasteaia tasemele ja nüüd võite teemita ka. Jah, nii. Vaata, ja alla, täitsa scrollid lõppu alla, välja. Vaata, ma kas on. Ja lässime siit ja esitad juhlemast. Siin peaks ta lihtsalt editeerima. Aha, siin selles ei ole. Võib-olla on ka see, et tasulistes võib olla täiesti erinev. Et sellepärast, okei, kas kellegi veel on? Sul on? Sul praegu tehtud. See võib olla ka nii, et mõndadel lihtsalt ei ole, mõndadel on. Et see ongi nii, et ja homme on, täna ei ole. Et see uuenduste asjadega peame kaasas käima paraku nii, et ega mõnikord juhtub selliseid asju ka. Nii, otsad sa oled. Teisipidi. Sul on chatbot äpp, sul ei ole ChatGPT. Sul on chatbot äpp, see on teine rakendus. Ja sisuliselt sa saad kasutada neid mudeleid, aga seal on tegelikult teine rakendus. Neid tasemeid. Ma selle ootame, ma vaatan ära, küsi uuesti. Panid siit redigeerida uuendile on ja nüüd ta alles avab siin selle uuendi, eks, et sa võtta all mine korraselt välja, kus see küsimustik oli, see näiteks, nii, teeme uuesti lahti, näevata siin. Pliiats, lugemisteade tase, vajutad siia ja nüüd näiteks lasteaed ja vajutad ette. Ja siis ta alles muudab sul, kas kellegi oli veel küsimusi? Kuskilt saab otsida selle kohale tase. Sinul praegu ei olnud, ei olnud jah, et teistel praegu oli, et see võib olla ka mingi versioon. No nii ära võtta, sest see näitab. Ta lihtsalt Valis. Muidu on siit tavaliselt paremas nurgas all. Et siis seda lihtsalt, sa võid siis lihtsalt küsida või vastata, et nii, muuda see lugemist näiteks põhikooli tasemest ja siis ta lihtsalt analüüsib su kõik ära ja muudab ära. Ja igaks juhuks, kes enamus teavad, aga lõuendi mõte on siis see ka, et sa saad siia siis näiteks kirjutada midagi juurde ise ka, et noh, ma ei tea, kirjutan oma nime või noh, lõppu on ju, või tahan siin redigeerida neid küsimusi midagi on ju, et siis kõike seda saab teha. Ja veel, mida sa saad teha, et näiteks lõpus on siin, et aitäh vastamast või alguses on see sissejuhatus, et siis näiteks märgid selle siin ära ja paned küsi ChatGPT-lt, et sa saad nagu otse seda teksti ainult muuta ka, mis siis seal on. Teed siniseks ja ütled talle, et muuda see sissejuhatus hästi atraktiivseks, et õpilased kindlasti vastaksid. Enter ja nüüd ta ainult muudab selle ülemise ploki siis vastavalt sellele minu antud käsule siis ära või minu antud sellele palvele. Et näed, tegi põmm teistsuguseks kohe, on ju. Olid need funktsionaalsused tuttavad? Aga kõik teadsid, mis lõuend on, aga tuttavad ei olnud. Järelikult mingi kasu saite siit. Saate ise editeerida, juurde kirjutada, ei pea kuskile Wordi vedama seda siit, on ju. Pärast saate selle alla laadida ka, on ju, et siis saate kenasti endale väljundina siit võtta ka. Et sellised väikesed nipid on, ma arvan, hästi tervitatavad ja mitte ainult ma ei räägi küsimustikust, see on lihtsalt näide. Aga igasugused väljundtekstid, asjad, mis te koostate, õppematerjalid, asjad, te saate siin ka redigeerida ära, on ju, et see on see mõte. Ja lihtsamaks, keerulisemaks neid muuta vastavalt sellele. No vot. Et selline oli see lõuendi harjutus ja siis selline tore uuringu küsimustiku harjutus. Nüüd ma tahan, et me läheksime, liiguksime. Kas kellelgi oli küsimusi? Ei olnud? Okei. Lähme edasi. Ega mina siin ei tee mingit, ei anna mingisugust selles mõttes pausi ega midagi. Tuleb kohe järgmine ülesanne peale, vaatame, kuidas hakkama saame.
Analüüsimiseks me vajame andmekogumit, aga tihtilugu on nii, et meil ei ole seda võtta, nagu ma ütlesin. Ja mul on teile 2 siis võimalust andmekogumi tegemiseks. Et üks on see, et me võtamegi selle sama uuringu küsimustiku näiteks on ja loome sinna fiktiivse andmekogumi. Me teeme seda praegu sellepärast, et me pärast saaksime seda analüüsida, et siis teil on endal see andmekogum olemas, te enda arvutist saate alla laadida ja nii edasi, on ju. Ja teine on, ma näitan teile lihtsalt, kuidas enda aine raames on ka võimalik mõnikord mingisugune andmekogum luua, mida siis analüüsida näiteks õpilastega. Aga teeme selle andmekogumi harjutuse kaasa, mis siis, ma olen siia mingisuguseid igasuguseid toredaid selgitusi ka pannud, et saate kodus ka veel testida seda, kus praegu nüüd ei jõudnud võib-olla selle Canvase või Luendi funktsiooniga nii kiiresti kaasa tulla. Aga võta siit kaasa prompt ja nüüd ära võta seda veel, et võid Exceli faili panna, vaid mine siia alla, kus need bullet pointid või täpploendid lõpevad, võta kopiga ja nüüd, kui ma tavaliselt ütlen, et ChatGPT või mõne muu vestlusroboti puhul mine Luendist kõigepealt esiteks välja, on ju, et sulge ülevalt, kui sa oled Luendi funktsioonis, siis ülevalt sulge nupp ka, on ju. Ja siis jää samasse aknasse. Miks? Sellepärast, et me oleme talle andnud mingi konteksti ette. Me oleme selgitanud, et me tahame uuringud, me teeme sihukest asja, sihukesed küsimused. Nüüd me tahame andmekogu luua sellele peale. Ehk siis me ei lähe sellest aknast välja, vaid sellest samas aknas küsime seda sama andmekogumi. Kui sul oleks mingi muu ülesanne, siis ma soovitan sul ära kasutada. Ma loodan, et keegi teine ka soovitanud kogu aeg ühte sama akent, sest esiteks konteksti akent vähe pikaks. See nagu ämber saab täis, hakkab välja ajama ja ei mäleta mingit infot enam. Või teine, et konteksti akent, kui sa mingit asja lood endal, ma ei tea, materjale, siis anna võib-olla teinekord talle rohkem siis infot, on ju, et enne kui sa seda päris ülesannet tahad väljundina saada. Noh, ma ei tea, lood õppematerjale, annad talle lihtsalt infot, et geograafia, sellised asjad, sellise õppematerjal, ja siis hakkad alles looma, on ju, mingisugust kava või mingit väljundit või 3 küsimusi või mida iganes. Et see konteksti osa on tegelikult hästi oluline. Aga täna me siis sellest aknast välja ei lähe. Lähme siia ja paneme selle prompti, mis me kaasa võtsime. 15 realistlikku ja täiesti fiktiivsest vastust üliõpilaste siis rahulolu uuringule, milleks on siis eelpool olev küsimustik, mille põhjal. Ja ütlesingi talle, et kuule, nüüd on vaja tabelkujule sul viia need vastused ja ma tahan, et et need on need punktid, mis ma siia kaasa tõin. Esimesed rida, veerupäis, 15 rida siis sisaldavad individuaalseid vastuseid, skaala küsimused, valikvastuste puhul tekst, avatud küsimuste puhul lühike realistlik tekst. Ja ma panin seda ka, et natukene variatsiooni loo sinna fiktiivsesse küsimustikku siis sisse. Kas said kätte oma küsimustiku? Vastused? Vastused, väga hea. Ma ka siis vajutan enter ja kohe on mul ka olemas. Tegi ta teile tavalise tabelina või aktiivse tabelina. Teate, et on võimalik 2 tabelit saada ChatGPT sees. Üks on see aktiivne tabel, mida te näete, sihuke interaktiivne, mida te saate avada ja mida te saate lahtreid ühele poole, teisele poole venitada ja kus te saate andmeid sisse panna ja CSV tabel siis üldiselt toime. Teine, ma näitan sulle, see on nüüd interaktiivne tabel. Vaata, ta avab sul selle tabeli ja siis sa saad siit tegelikult, ma ei tea, muuta, teha mida iganes siin, on ju, et saad interaktiivselt paluda nii nagu Luendil, saad paluda siin ka sisuliselt sisu muuta, on ju. Ja teine on see niinimetatud tavaline tabel, mis siis on see halli päisega selline, et kui ma siin ütlen talle näiteks, et pane see kogu info tavalisse tabelisse. Teil võib-olla kellel tasuta on, ta juba tegigi tavalisse tabelisse, võib nii olla, on ju. Ja teine Exceli tabeli. Exceli faili. See on ka okei, sellepärast, et sa võiksid viimase rea kaasa äkki vaata, kui ütlesin, et ära veel viimast rida võta. Et nüüd, kui sul tabel käes on, siis pane ta Excelisse ka. Võta see viimane rida ka, vaata, kui sa enne ei võtnud. Nüüd ma ütlesin, et võid lasta panna kas Excelisse või CSV vormingusse, et võid talle siis öelda, et okei, nüüd on see aeg, et võtsin mul vale asja lihtsalt sellepärast, mul praegu ei teinud, aga kui sul on sisse lülitatud, et ta sulle jagab erinevaid toredaid mõtteid ja soovitusi peale, siis ta pakub sulle, aga seda on võimalik ka välja lülitada. Nii et kui see on välja lülitatud, siis ta ei paku sulle seda, et see on seadistuste poole pealt. Üldiselt automaatselt on see sisse lülitatud ja siis ta pakub. Aga paljud ei loe ka seda ja ei tea, et tegelikult on võimalik. Nii et mina ütlen ka, et palun pane see Excelisse. On juhtunud, et ta ei pane. Olete enne proovinud ja ei pane teile Excelisse. Nipp. Siis kirjutate faili laiendini.
pane see Excel-esse formaati. Ütleb ei saa, ütled saad küll. Ütleb ikka ei saa, ütled ma lähen Geminisse, siis saab. Ei tegelikult, no mõnikord tuleb katsetada, ega see maailm on ju nagu kirju, et ei tasu jääda kinni asjadesse, tuleb ikkagi leida viis, et kuidas saab. Tegi ta teile faili? Laadisite alla? Teeb alles. Laadige fail samal päeval alla, sest järgmine päev ta ei ole enam aktiivne. Et kui te faile teete, siis Wordid, PowerPointid, Excelid, kõik mis on, laadige samal päeval PDF, et samal päeval alla. 24 tunni pärast ei ole enam aktiivne, võib-olla isegi järgmine, ma ei tea, võib-olla on 12 tundi, et erineb. Et lihtsalt muidu te ei saa seda faili endal kätte, et siis saate alati lasta uuesti selle faili panna tal, on ju. Et aga lihtsalt, kui teil on nagu vaja seda faili ja kindlam oleks, et siis ta juba näed, laadis siit alla ja peaks meile kena faili ka andma. Vaatasite faili üle? Meeldis? On siuke, millega saaks nagu tööd ka teha? Täitsa saab, jah? Keegi ütles midagi, et peab ümber tegema? Mõned asjad kodeerime ära skaalast. See mõõduga ei mitte rakendada. Ja, siis võiks panna numbrilised skaalad. Et seda, et ta on mulle siin nagu, jah, mul on siin 2, aga sul numbris üldse ei ole? On kõigil igalühel mingi numbriline lahter vähemalt kuskil olemas? Okei. Aga ära siis seda tabelit väga kaugele pane, et jätada endale kuskile niimoodi, et sa tead, et ta on sul siis olemas kuskil arvutis ka, et siis me saame pärast edasi teha selle pinnalt. Ma korra jätan selle faili kõrvale, kõik said kätte faili. Olemas, super, hästi. Lihtsalt väike kõrvalepõige, et ma ütlesin vaata ka, et me selle failiga töötame nüüd edasi, mis te tegite. Kuigi te võite selle andmefailiga ka töötada, mis ma siin praegu teil lasen luua, aga mõnikord on vaja oma valdkonna osas ka siis mingid andmeid saada ja kuidas seda saada, panin lihtsalt siukse väikse põhja kokku ja vaata, siin on valdkonna juures ongi XXX, nii et igaüks kirjutab oma valdkonna ise sinna prompti sisse ja siis mina siin panin, et loo andmekogum STEM õppeks, sina jälle muudad oma valdkonda, on ju, et kõiki asju võitsin muuta ja mis selle mõte on? Ongi see, et mina olen siin pannud 15 rida ja 8 veergu, sina võid panna 50 rida ja 70 veergu, kuidas iganes tahad oma järgi kujundada. Aga mõte on see, et ma andsin talle sisendi, et peab olema tähenduslik, see tähendab seda, et selle teemavaldkonnaga sobima, esiteks. Teiseks on see, et need peavad olema realistlikud vastused, et kui me, ma ei tea, tahame siin mingi tomati või taime mingi kasvu mõõta või midagi niisugust, ma eile lihtsalt tegin testil, siis ta mul lailis taime kasvu kohta andmed, et siis päriselt ka need oleksid nagu vahetud päris elus nagu sellised mõõdetavad andmed, aga objektiivsed. Ja siis mõtlesingi, et siuke statistiliseks analüüsiks, mis sobiks, et õpilased saaksid näiteks keskmise mediaani korrelatsiooni standardhäälde või muu jaoks kasutada. Sina jälle võid muuta, mille jaoks sa peavad analüüsima, muudad seda sisu ja ütlesingi, et esita siis sees ja pane piisavalt variatsioone ka, on ju, et õpilaste siis vastuseid tuleks sealt. Ja ma olen siin read ja veerud ette andnud, sellepärast ta maksimaalselt ilmselt ei saa luua. Aga proovi korra, kas sa saad enda aine raames luua ühe juhusliku andmekogumi ka? No võta kaasa ja nüüd võta uus aken. Ja nüüd küsi. Ma veerga siis ei pane, ma muudan. Ma ikka panen, sest muidu ta loob mulle ilgelt suure faili ilmselt. Et kasutada lihtsalt variatsioone. Uues aknas, jah. Jah. Ülevalt pliiatsist uus aken ja lihtsalt, ma ei pannud valdkonda. Okei, nüüd ta mõtleb mulle midagi välja. Ta ütles mulle keskkonnateadus sobib. Noh, ise oli kavad. Ma just enne küsisin geograafia kohta eraldi sellepärast. Nii, kas sa said, tahad küsida? Mille kohta sa küsisid? Ma tulen siia juurde. Mille kohta, mis aine kohta sa küsisid? Keemia. Keemia kohta? Kirjutasid midagi ekstra veel lisaks või vaatasid, et mis ta teeb sulle? Okei, vaata, mis ta teeb sulle. Kommenteeri. Miga tuttavana ei tasu tulla klassi. Kohe läheb kinni ja hakkab küsima igasugust liidest. Ma lihtsalt tahaks teada, kas see on nagu adekvaatne tabel ka. Et ega ma muus osas ju ei tea, kui teie vastuseid siin hinnates. Kes veel tabel valmis sai ja lahti sai? No, kuidas sul on? Mul on tundub usutav. Tundub usutav, mis teema on? Kuidas riigid hääletavad ÜRO Peaassamblees. Vau. Ja täitsa saaks kasutada neid andmeid. No ma peaks läbi. Jah.
aga tundub, et need poliitilised seosed on olemas. Okei, väga hästi. Kas kellelgi on veel mingeid põnevaid näiteid? Tahaks jagada teistega? Ja, kui on raamatukogumises, ta tegi sellise hästi üldistatud. Ahah, okei. Nagu terve Eesti raamatukogumises. Sa olid nüüd selles chat-botis tegid edasi või sa läksid chat GPT-sse? Okei. Võib-olla siis oleks see, kui sa valdkonda defineeriksid süvitsi näiteks, et rohkem, võib-olla ka annaksid mingid variatsioonid ette, et kus piirides ta peaks olema, et seda, et jälle võtta siit kaasa nagu kriitiline meel ja loominguline meel, et kui kriitilist meelt rääkisime, milliseid andmeid kuhu panna, on ju, siis loominguline meel nende igasuguste promptide loomise, konteksti loomise, oma aine raames nagu rohkema info andmise omas olemas, et seda rohkem sa saad paremat väljundit sealt ka. Tegi küll. Nii, mis ta sulle tegi? Tabeli peab tegema. Tegelikult CSV, vaata, ma ütlesin, vaata promptis on sees CSV tabelis. Sa võid Excelis ka lasta teha. CSV avamine on lihtsalt alles vaja vaadata. Tead, et prompti, ma igaks juhuks ikka ütlen alati, kuigi see on jälle siuke võib-olla baasasi, aga ma näitan üle alati, et kui sa tahad prompti muuta, et sa ei pea kopeerima ja kleepima, vaid siin all on väike nupp redigeeri. Jah, ja siis lähed siia ja ütled, mitte ei ole, mis sa ütlesid. Exceli tabel, või tähendab CSV, vaid paned Exceli tabelis. Põmm ja saadad uuesti teile. Ehk siis sa saad Exceli tabelis, siis saab parema vaate näiteks. Mis sina tegid? tabeli. Mis tabeli? Mis valdkonna tabeli? Okei. Kuidas seosed on? Kuidas sisu on? Ideaal. Üks ta? Eks on see ka, et peaks ise ka täpsemaks minema, ma arvan. Et võib-olla see pool. Okei, aga lihtsalt see oli väike hea prompt, et anda rohkem võimalust teil endal andmeid genereerida kiiresti ja saate neid edasi siis õpilastele siin menetlemiseks anda. Aga see ongi fiktiivne tabel. Ma olen öelnud ju siin, et sa pead lihtsalt võtma valdkonna, sa pead lihtsalt võtma selle aine ja siis sa pead looma realistlikud, aga fiktiivsed. Ja variatsioone peab ka olema sees, et me saaksime erinevaid andmeid analüüsida. Ja praegu me ütlesime talle ette, et 15 rida 8 veergu, aga sina võid luua 50 rida ja ma ei tea, 4 veergu on ju, võid anda ka ju pealkirjad ette, mida sa tahad, et ta lihtsalt andmeid looks sulle. Et see andmete sünteesimine isegi mudelite õpetamisel on täiesti tavapärane, sest meil ei ole lihtsalt nii palju andmeid. Et siis andmete süntees võib-olla on see, mida nagu tasub teha. Aga siis lähme järgmise harjutuse juurde. Nüüd tuleme tagasi sinna uuringu küsimustikku, mis te alla laadisite, need fiktiivsed vastused lasite teha sellele õpilaste rahulolu uuringu küsimustik. Tegime sinna mõned vastused. No vaatame, kas nüüd hakkab, kuidas meil minema hakkab, et kas me hakkame õigeid vastuseid saama või me hakkame mingisuguseid väga kõrvale kalduvaid vastuseid saama. Ja lähme teele siis kvantitatiivse analüüsiga. Võta siis see oma andmete fail, mis sul kuskil arvutis oli ja siis võta uus aken, on ju, mäletad, me lähme uue teemaga teele ja võiks ka võib-olla selles vanas aknes minna, aga pigem ma tahaks, et ta nullist hakkaks nende andmetega tööle, et me näeksime, kuidas andmefailiga on võimalik töötada. Ja siis 4. harjutus sealt promptide tahvlilt ka ja kõige esimese asjana pane siis see fail endal siia ülesse plussist. Otsi oma fail oma arvutist ülesse või kui sul ta kuskil, ma ei tea, kus ta salvestas Drive'i või kus iganes, et kus sul siit seosed tehtud on ja otsi siis ülesse oma kena rahulolu uuringu fail. Näe, minul on ta siin üliõpilaste rahulolu vastused. Panen upload. Ja nüüd me ei lähe niimoodi teele, et me võtame kõik siit korraga kaasa, vaid sa pead ise otsima oma arvutist, kus sa alla laadisid. Ma panin, sa tahtsid näha, kus ma sisse panin? Plussist, vaata, plussmärk. Näed mul selja taha? Plussmärk, vaata all, tööriista chati kastis, vajutad pluss. Lisa fotosid ja faile. Mul on aitab küll. Sul on see... Aga kas te ei taha proovida Copilotit? Kas teil on olemas Open või need Microsofti kontod kõigil? Copilot. Proovige. Saate kaasa teha. Valetab ei valeta, vahet ei ole. Vähemalt on käe sisse harjutamine. Lähete oma Edge'i brauserisse, kui te Edge'i brauseri lahti teete või Teamsi või mis iganes, siis te leiate selle toreda Copiloti nupukese või ma vaatan kohe, kas ma siia olen ka pannud Copiloti lingi. Ei ole, aga ma võin panna.
näed see väike siin linnuke üleval Edge'i brauseris näiteks, mis sul on ja see on Copilot. Vajutad selle sisse ja Copilot avanebki sul chatis, pead lihtsalt ütlema, millise kontoga sa sisse lähed sisse ja siis ta, mul tahab autentifikeerimist, aga ma ei hakka seda andma. Nii et ma võin sulle kohe panna siia ka lingi, oota, panen jagatud küsimuste promptide tahvlile, siis ei pea ka kuskilt otsima. Nii, on Copilot. Kiirklahv. Nii, näed, Copilot näeb täpselt samamoodi, isegi kui sa oled teinud varem Copilotiga või ei ole. Vahet ei ole, interface või kasutaja selline väljanägemine näeb ikka samasugune välja nagu ChatGPTs ka. Näe, vaata, panen lingi siia alla kohe, esitluse siia lingid alla. Saad siit lahti teha. Nii. Saad ikka ka teha. Teil on tasul, et teie saate edasi teha käest. Te saate faili uploadida. Nii, sisse logida oma siis selle tööalase kontoga ilmselt või millagiga, mis teil tööalaselt on Copilot ilmselt või Microsofti tooteid kasutada tööalaselt, siis ta peaks olema selle. Ja, siis oota. Ära veel edasi mine. Las ootame teised järgi, et siis ma tulen kohe natukene. Kas saite Copilotisse? Sisse? Ma ei näinud. Ei näinud. No? Teie enda siis otsustada, ega mina ei sunni kedagi ja kuldset käeraudu ei pane Copilotile külge, lihtsalt ütlen, et te saate kaasa teha, et muidu lihtsalt jääb poolekuks võib-olla. Kas on kedagi läbi vaja Copilotisse minemisega? Või keegi läks, kellel piirmärk täis sai? Sina läksid? Said sisse? Jaa. Et siis chati aken lihtsalt kõrvalt vaata lahti või siit samast eest plussiga. Sa juba läksid teele? Okei. Aga siis ma liigun edasi, need, kes Copilotisse läksid, siis tulge vaikselt järgi ja need, kes ei läinud, eks siis tuleb lihtsalt salvestuse pealt pärast järgi vaadata, mida me siis tegime. Aga kvalitatiivne analüüs, nagu ma enne ütlesin, et see näide siin on mingisuguse lühikese lihtsa failiga. Aga kui teil on raskemad keerukamad mitme sheetiga, ehk siis leheküljega failid, mitmete veergude, mitmete ridadega, siis esimene asi, mida tegelikult oma failiga teha, on see, et ütled, et kirjelda andmekogumit, selgita mulle veerge ridase andmetüüpe, et siis sa saad aru, et ta töötleb su faili läbi, loeb selle läbi ja te olete ühel leheküljel. Nii et kõige esimese asjana võtad esimese punkti, ütled kirjelda andmekogumit. Vaata, nüüd sa panid ilusti üles selle andmefaili, on ju. Ja nüüd paned selle esimese käsu, mis mul on siia jagatud küsimuste promptide tahvlile pandud, on ju. Ainult esimese võtad. Vot. Ja nüüd peaks ta sulle kenasti ütlema, näe, tegemist on rahulolu uuringuga, näed esimesed 3 rida, ta mulle siin natuke rohkem tundub, et pannud, et ta siin allpool siis kirjeldab, et näidis andmed ja miks ma ütlen talle teinekord, et too mulle näidis, sest siis ma tean, kas ta juba teos saab valesti aru nendest andmeridadest ja väljadest või ta siis allpool tavaliselt, vaata viimase väljundina näiteks tuleb see näidis tabel ka sulle, et siis sa saad vastu päris tabelit kontrollida, sest kui sul on päriselt, ma ei tea, 9000 ja mitmete veergudega, et siis see on see esimene kontrollfunktsioon. Et lasta tal analüüsida, ampsata see fail läbi. Okei, võtame teise. Paneme ta siis tööle nii, et ütleme, et nüüd ta ema ülesanne on otsida üles numbrilised andmed sealt, et kust kohas nüüd vaata nende ridade puhul ta õppis tundma, et mingid veerud on, kuskil on mingid sõnalised andmed, kuskil on mingisugused numbrilised väljundid. Ja nüüd me ütleme, et kõik numbrilised andmed, mis on, nendest proovi siis teha erinevad näitajad kokku võtta. Ta võtab ka kõikide veergudega, võib-olla loeb kokku, et kui me kogu arvu arvutame, on ju. Aga vaatame, mis ta teeb. Control copy, teine see. Ja ära nüüd sellest aknast välja mine lihtsalt edasi. Koosta numbriliste andmete kohta mulle nüüd analüüs. Kas läksite teele edasi? Jaa. Teeb. Kus Copilot teeb? Teeb kaasa. Mis see esimene asi käsklus oli? Esimene on kohe see esimene punkt, vaata. Kui sa võtad selle läbi, siis number 1 oli sealt, et nii, vaata number 1 teema on kirjanda lihtsalt andmeid. Jah, võt see. Et see on lihtsalt nagu selleks, et ta aduks, kus ta sees on, mis ta teeb, mis andmed on ja nii edasi. Ja võetlete. Et võt nii. Tuli. Tabel. Tulid hinnangud. Keegi kontrollis ka.
mina soovitaks kontrollida et kas on õiged või ei ole õiged, sest et noh, mine tea alati, on ju. Aga sisuliselt jah, mina vaataks nad kiiresti üle. Ahah, okei, hinnangud, aktiivsus kaasamisel olid numbriliselt seal, vastuseid 12, 12, 13, no peaks üle vaatama. Ma eile vaatasin need 2,6 ja 1,3, ma lasin eile Excelisse ka nagu igaks juhuks väljundi, et saaks aru. Kas on samad numbrid nagu minul? Ei ole, sellepärast meil on erinevad andmefailid. Kontroll küsimus. Standardhälve tebi, standardvea tegi ja teie ülesanne jälle põmm, mis on veel need näitajad, mida saaks talt tegelikult analüüsida, on ju. Okei, liigume edasi. Nüüd lähme sinna kohta, kus ta tegelikult tahaks nagu saada aru, kas ta oskab ka mingid korrelatsioonimaatriksid teha või heatmap'i koostada või nagu üldse vaadata, et kas seal muutujate vahel seoseid ka on, sest tegelikult seoste otsijana on ta päris hea. Kuigi ise pigem usaldaks seda, et ma teeks korrelatsiooni kiiresti Excelis 2 kliki võrdlusega on ju funktsioonina, siis tõmbaksin korrelatsiooni siia sisse ja ütleks, et analüüsi, et miks need seosed seal näiteks võivad olla, et see joos. Vaata, meie võib-olla alati ei jää neid nagu tahke, et erinevate küsimuste seoste vahel. Et aga vaatame, mida ta siit meile välja ammustab. Nii. Kopeeri. Mine pane see korrelatsioon sisse, vaata, kas teeb. Nii. Kas ta annab sulle seosed või annab korrelatsioonimaatriksi? Kolmanda punkti juures. Ta võib anda sulle tegelikult seosed, sest korrelatsioonimaatriksid me võiksime järgmise sammuna teha. Ja, sa oled teise juures. Ja tasub ka praegu, vaata me lihtsalt teeme need sammud läbi, aga tegelikult, kui sa päris elus teed, siis 1, 2, 3 ei lähe kiiresti, vaid ikkagi süvene ka sinna andmetesse, on ju, et see pool. Kas olid seosed? Olid loogilised seosed? Olid järeldused loogilised, mis ta tegi teile tabelites? No vot. Ja ta tegelikult siin küsibki minu käest ka, et kas ma tahaksin kõigi 3 vahel korrelatsioonimaatriksid ka. Ja tegelikult ma ise soovitan, et jah, sa võid öelda talle, et tee see korrelatsioonimaatriks, et teile ta tegi mulle küll andmete vahel päris ilusa heatmap'i, et oli täiesti kenasti näha. Sa võid proovida. See on sinu see nagu toimetamine andmetes. Aga mina mõnikord soovitan hoopis küsida seda, et aga kuule, mis mina siin sulle ette laulan? Võib-olla sul on palju nagu laiem vaatenurk ja paku mulle ise, et millised head diagrammid oleksid need, millega me saaksime neid andmeid väljendada. Et võid ka nii hoopis läheneda, et ei tasu oma raamidesse alati suruda, vaid pigem ütlengi, et paku võimalusi, millised diagrammina on kõige parem tulemusi siis esitada ning milliste tegurite andmete osas ja koosta mulle siis peale selle sisendit, kui sa oled pakkunud, mina olen välja valinud, koosta mulle siis see diagramm ka. Nii et võta see viimane asi ka, kui sa just korrelatsiooni juurde nüüd pidama ei jäänud. Pakkus sulle visualiseerimisvõimalusi? Kas keegi ei maha? Lähen liiga kiiresti. Seda ka kindlasti. Kas küsisid? Ei küsinud. Ta viimalt pakkus viimalt teha sulle väga ilusti. Ja viimasena ma tegelikult olen öelnud seda, et kas ta ise mingeid mõtteid veel, kuidas saaks visualiseerida? Ütled, et ära pakkuda, ära pane teda ise raamisse. Kas sa jõudsid? Tubli, läksid kogueletesse, väga hea. Ja, meil ongi erinevad tabelid. Proovisid ise mingisuguseid. Okei. Kas ta visualiseerimiseks ka midagi pakub sulle? Okei. Ja proovi nüüd, kas ta laseb visualiseerida ka. Vali sealt valikutest endale midagi ja lase visualiseerida ka tal. Ma nägin siin tagumistel oli juba korrelatsioonimaatriksid olid olemas. No näiteks mingi hajuvusdiagramm või tulpdiagramm või nagu ma ütlesin, võite proovida, kui te ütlete ka, et kui te ütlete lihtsalt, et tee mulle pirukas, mis ta siis teeb. Vot. Aga lihtsalt nende diagrammide asjadega on tihtilugu see, et võib-olla me ise ei tea, millist, oleme ise harjunud millegiga, aga võib-olla on hoopis mingi aegjooned näiteks mõistlik panna või midagi sellist aegjoonele panna mingisugune tegelikult märge veel juurde. Et noh, seda ta mulle teha ei tahtnud loomulikult. Vaatame siis. Seda teadsite, et ei pea, et kui te ära märgite ja ilmuvad need jutumärgid siia ülesse, et siis need automaatselt võtavad kaasa selle järgmisesse chatti.
et ei pea ütlema, et mulle meeldib valik number 1, mulle meeldib valik number 2, mulle meeldib tulpdiagramm, et seda ei pea tegema. Vajutad ainult jutumärke, see tuleb kaasa, siis ütled, et tee mulle see diagramm. Või noh, ütled lihtsalt, vajutad enter näiteks. Et see on ka niisugune kiiruse mõttes võib-olla mõistlik. No vot. Ja siis saab diagrammile veel panna igasuguseid trendijooni ja ma soovitan need, kes juba jõudsid ettepoole, et las ta teeb teile kokkuvõtte ka, statistilise kirjelduse, et seda teeb kindlasti paremini kui võib-olla neid andmeanalüüse. Et mis te oma andmetest sealt välja siis saate, et mis need andmed tegelikult teile päriselt, mis loo nad jutustavad? Nii. Kuidas on, jõudsite järgi? Kuidas teil läheb? Aga see... Kobel? Jaa, see ei joonista. Ei ta joonista ja ma ütlesin küll ja andsin käsku, aga ta ei joonista. Ta ütleb, et kasutaks või teise põhjus. Proovi, kas ta tavalist tulpdiagrammi teeb. Proovi seda. Et nii on, et nagu ma ütlesin, tegelikult Kobel küll pareneb järjest ja minu arust neil on ka suured muutused ees ja on olnud, et nii nagu võib-olla pool aastat tagasi ma ei soovitanud Google Gemini'd ka kellegile, siis täna söön sõnu, ütlen, et loomulikult proovige, testige väga hästi, teed kõike. Aga et näiteks üleeile tegi, et noh, see ongi see, et eks need asjad on nagu sellised, me peame olema. Kõige parem võime, mis teil võib olla, on kohanemisvõime, et võtke see kaasa endaga, kui te nendega toimetate. Tahtsid küsida? Kuidas päästa nende nahka, kes ise tegelikult statistikast aru ei saa, teevad selle analüüsi ära ja ühesõnaga, kuidas nüüd toetada neid, et saaksid olla kindlad, et see analüüs, mis nad saavad, on korrektne. Mina ainult ütleks, et sa pead kontrollima. See ei ole mingisugust muud nagu see sama asi, mida me tegime. Kas see vastab sellele tabelile, kuidas need esimesed read on? Sa mõtled seda, kui sa mõtled statistilist analüüsi selliste pärast, et kas nad vastavad omavahel. No ikkagi, sa oled oma valdkonna spetsialist, teed oma valdkonnas neid asju näiteks. Ma õpilasi ja üliõpilasi, eks ole, nemad tegelikult suure tõenäoliselt, neil ei ole mingit motivatsiooni õppida seda statistikat, sellepärast, et ilmselgelt see... Esiteks, ma ütleks seda, et andmed peavad olema sellised, mis neid huvitavad. Mis iganes aine see on, ma arvan, et kui see on midagi päris elulist või midagi seotud või sellist, et see on esimene samm, mida saame teha. Kas see päriselt, ega kõigilist nagunii ei jõua. Et sorry, mõned inimesed nagunii õpivad sellepärast, et lihtsalt saada nagu mingi asi kätte. Aga ma arvan, mida rohkem sa pingutad selle nimel, et need samad andmed, mida sa väljundina võtad, et miks ma sellest alustasin. Kui need on nagu atraktiivsed, huvitavad, päris elulised, no seesama, et võib-olla ka öelda, et kasutada neid samu avaandmeid. Ja kui see tuleb tehnilised näited või mingisugused nagu seosed, et seda rohkem ta kasutab. Nüüd küsimus sellest, et kui statistika on tehtud, siis kontrollfunktsioon on alati liikumised. Et seda ei saagi lõpuni osaldada ja seda ma ei saagi öelda sulle. Me ei pane kuldseid käeraudu kellegi, et nad nagunii võivad teha niisama seda ära. Aga tegelikult see, ma arvan, pärast võib-olla nende andmetega mingi edasine töö, et las nad analüüsivad ära, siis ta tuleb klassiruumi näiteks ja siis sul on ettevalmistatud võib-olla mingisugused küsimused näiteks nende andmete pinnalt, on ju. Et okei, sa jõudsid nendele, näiteks sellised järeldused, mis sa arvad nendest asjadest sinna kõrvale. Et see on meiega võib-olla nagu natukene laiema vaatenurga teema. Et tasad teevad neid analüüse, minu okei kasutagu, aga nagu inimesed on ikka alati lõpuni peale vaatanud, sina oled kriitik, sina oled ära, anna seda võimalust ära olla otsustaja rollis. Selle ära on nad siis nagu, mis sulle jääb tegelikult, on ju. Et ja kui sul õpilased on sellised, kes teevadki ära ja vaata ja sinu küsimustele ei vasta, on ju adekvaatselt, siis sorry, ega nii on, ega selles mõttes. No seda arvelt õppejõuna on see, kuidas ise vaadata nii, et nad võivad kasutada neid asju. Võid uurida esseede loomisest ka, nagu ChatGPT või mis iganes, Google'is võid ka minna guugeldama, on ju, kaustada võid uurida. Aga kui see minu õppetundi tuleb, siis tegelikult see, et sa võtad vastaka klientsi ja kirjutad selle hinnad esseed, ilma nende nagu lisamaterjalidega, siis see on see, mis inimesed seda loovust ju paneb tööle. Ma arvan, andmetega samamoodi. Me võime lasta neil analüüsida, statistikat kirjutada, aga kui need küsimused vastavad nendele andmetele, mis pärast ka vaata viivad kuhugile, siis võib-olla see on üks võimalus. Kuidas me maal on neid? Oota, siin oli enne veel üks küsimus. Nii, küsi. Küsi, sa tahtsid kätt. Ammu juba. Ja mul oli üks küsimus selles Copilotis, et siin ma ei näe, et ma seda küsimust parandada. Et siin ei ole vast klassika linnukest. Ei ole. Ja. Panin kogu enteri ja siis korda vaata. Või siis, jah, ei ole. Ja joonid ka ei taha teha. Ei taha teha. Nii, siin oli ka küsimus.
ja kuidas ma maha alla laen endale need tehtud pilved ja mis ma... Pildid asjad. Sa mõtlete diagrammid? Vaata, siin on selline nupp. Vaata, sul tegi Copilot. Copilot avab tavaliselt äkki kas Page'is või selles kõrvalaknas. Nii, näitab mul seda alada. Nii, mida sa tahad seda? No näiteks, võtame selle, kuidas ma selle maha laen endale, et ta nüüd tegi selle ja ma tahan seda. Sõnapilve? Jah, sest ma tahtsin. Ma ei ole kindel, et see statistiliselt sul võib-olla nagu... Seda sõnapilve ta sul alla ei lähe, tavaliselt need ilmuvad siia need väikesed märgikesed, millega sa seda alla laed, ma soovitan sul selle niimoodi teha, et teed snipping tooliga lihtsalt kõik välja siit. Okei. Jah, kõige lihtsam ja kiirem võib-olla see pool. Aga muidu siin vaata selles ChatGPT-s vaata ilmub selline asi sulle, et kui sul näiteks diagrammi või mingi asja teeb, et siis on allalaadimise nupp tavaliselt väikene kuskil on ja. Jah, okei. Aga jah, sisuliselt saab igasuguseid kokkuvõtteid statistilist teha, värve muuta ja muid asju ka, nii et see pool on ka siis olemas. Võtame paar asja veel lõpetuseks ja siis vaatame korra, kas on mingeid ägedaid tööriistu veel, mida pärast hoopis saab ka kasutada, kas iseenda töös või siis kuidas iganes rakendust leiate. Üks on siis numbriline analüüs, aga meil oli vabas vastuseid ka seal uuringus. Või küsimustikus, mis me vastusena saime. Kuidas siis neid uurida? No, kui ma nüüd aus olen, siis nagu see on küll tehtud siia üks harjutus sulle, et sa saad luua kodeerimissüsteemi või kategoriseerida, et kui ma ise ka töötlen vabas vastuseid, kas või koolituste tagasisided või mis iganes on ju, et siis üle tüütu alati pead ise kõik läbi lugema, siis pead mõtlema, mis kategooriad nad nüüd siis on ju. Et võt selle, et ma tõstan kõik need vabad vastused sinna sisse, ütlen, et märgi mulle ära, et ma ei tea, 5 kategooriat näiteks, mis nendest vastustest saad. Et selleks on ta nagu jube hea tegelikult. Või kui sul ongi mingisugused konkreetsed, ma sul mingi rahulolu, töötajate rahulolu teemade vist analüüsist või mingi asju veel ma lihtsalt silmanurgast nägin, et seal ka teinekord on hästi palju erinevaid teemasid, siis ütledki, et näiteks võta 10 teema peale kokku, et mis need vabad vastused on. Ja siis sa saad kas ise hakata siis kategoriseerima või siis üks nipp on see, et panedki need vabad vastused sisse, kõigepealt ütled talle, et siis nagu loe läbi, tee grupid. Ja siis, et ma saaks veenduda jälle, et kas on õige või vale, mida ta teeb, siis üks nipp on see, et sa lased tal alati ühe tabeliveeruna koostada originaalvastused, mis ta võtab siis sealt andmetest. Ja võt nendele avatud originaalvastustele teise veeruna lased juurde panna kategooriad. Ehk siis sina jälle saad näha, kas õigesti või valesti või kuidas ta siis kategoriseerib ja saad ise ju tegelikult muuta. Et ega see ei olegi see, et me lõpuni laseme kõik ära teha, vaid tegelikult tahame lihtsalt mingi suure osa oma tööajast ju nagu kokku hoida. Et kui ma isegi 20 minutit sellest kokku hoian, siis see on ju tegelikult võit. Et ma saan siis kas mõtestumalt tööd teha, kohvipausi teha või mida iganes inimestega jutustada. Teooriast lähtuv analüüs peab siis väga lihtne olema. Mis mõttes? Teooriast lähtuv analüüs. Mis sa kvalitatiivne analüüs? Suhteliselt lihtne. Jah, et tegelikult ta teeb suhteliselt hästi mõtestab läbi. Ma nagu ise olen palju kasutanud, aga siin on see aga, et võib-olla mida ma siin tahan öelda on see, et üks on see, et sa paned kaasa talle tabeli. Tegelikult kusjuures ma isegi ei soovita teid tabelit panna kaasa. Miks? Sest ChatGPT näiteks on visi ja väga hea see, mida ta näeb. Ehk see küll saab filterdada. Ja teine asi veel, et anonymiseerida, et me ei võtaks kaasa mingisuguseid neid kellegi isikuandmeid, siis snipping tooliga teinekord teha hoopis vabadest vastustest. Sul ei ole ju vabade vastustest, võib-olla on vaja kategoriseerida ka, et mingite rühmade kaupa, siis ma saan aru. Aga kui sul on vaja üldine näiteks kiire ülevaade saada vabadest vastustest, siis võib-olla on hea snipping tooliga lõigata need vabad vastused hoopis välja, sisse sööta, kaob ära see andmete turvalisused, kui seal just ei ole mainitud, vaata kedagi on, et see peab nagu olema kriitiline meele juures. Noh, samas on ju, mult küsis ka üks koolitusel osaleja, et näed, Jaan Teliast on vastanud, et rahulolu uuringus ma midagi mulle ei meeldi, on ju, noh, kui sa tead, kuidas mudel töötab, siis tegelikult tõenäosus on väga väike, et Jaan Teliast mina saan välja promptida, mis Jaan Teliast selle rahulolu uuringu vastus oli, on ju. Et noh, selles osas jälle, ma ei kutsu üles andmeid panema sinna sisse, mis on nagu isikuandmed, aga ma nagu katsun ka võib-olla seda öelda, et ega see kriitiline meil ei pea meil olema alati nagu tohutult teravikus, on ju, vaid nagu me vahel mõtleme, et okei, kus piir jookseb nagu minu töö mõistlikkuse ja siis nende andmete vahel.
et aga lihtsalt see, et mida ma tahan öelda, on see, et teinekord ei pea tabelit panustama, vaid pane mingi pilt näiteks ülesse. Et saad kiiremini, paremini mingid diagrammid vaja lahti kirjutada, pildiga tegelikult see pool toimib paremini. Aga jätan sulle siia siis selle sama harjutuse, et analüüsi manustatud faili on ju, et võid proovida, kui sa tahad. Ma pigem lähen praegu edasi, et me paari küsimustega jäime võib-olla siin natukene tõppama, vaatan kui ajalises plaanis ka. Et ma võib-olla näitan sulle paari lihtsalt tööriista hoopis juurde. Aga sisuliselt siin on see struktuur olemas, et sa saad avatud vastusel öelda, et näed, samm 1 analüüsi, tee 3 kategooriat ja samm 2, nüüd pane see algne vastus ühte lahtrisse või sinna veergu ja tegelikult seesama teine veerg, 3. veerg, 4. veerg tekita sellest avatud vastusest. Et see on lihtsalt võib-olla nipp, mida siis kaasa võtta. Et vot. Seda ma nagu, ja tegelikult, kui ma veel täiesti aus olen, siis kui te väga palju avatud vastuseid teete või analüüsite, siis ma üldse soovitan teil oma AI-assistenti ehitada, kellel tasulised versioonid. Või kes Copilotit nüüd proovib või kasutab või siin esimest korda näiteks, siis Copilotil on küll väga valesti kirjeldatud, on selline asi siin nurgas üleval nagu AI agent sul. Et kui teed selle külgriba lahti kuskil, siis on selline asi, võib-olla on asutuse poolt keelatud muidugi, ma ei tea, seda saab ära keelata, et agent siis tema on see, kes suudab ühte rutiinselt korduvalt ülesannet teha etteaimatava sisendiga ja anda sulle etteaimatava väljundi. Kristiina tõesti teeb varsti selle AI-assistentide töötoa, et kui sinna lähed, saate rohkem teada, aga lihtsalt ma ise isiklikult kasutan ka päris palju vabade vastuste jaoks. Varem kasutasin seda metoodikat, tegelikult nüüd olen pigem assistendi ehitanud ja saab kiiremini klõps, pilt üles, analüüs, klõps, sama väljund, mida ma kogu aeg tahan, et hoopis seda kasutada. Keiu, kas sul on ette tehtud AI-assistent andmete analüüsiks või ChatGPT's on olemas mingi? Ma näitangi kohe just. Mul on endal tehtud päris palju assistente. Ma ei leia neid tavaliselt sealt külgribalt enam ülesse, aga sisuliselt ja mul on pigem assistendid ja siis ongi tegelikult, mida ma järgmisel tahtsin näidata, et tegelikult, kes ChatGPT kasutab, siis ma rääkisin AI-assistendist. Ma ei hakka selle teemast minema, sest Kristiina kes räägib sellest ja kes tahab uurib siis edasi, pole selle loenud teema. AI-assistendid on nii, et kellel ChatGPT on tasuline. Muidu ma lihtsalt karjun teist üle ja mul on väga kõva hääl ja uskuge mind esimesed pärast lähevad koju kõrva. Aga ChatGPT-l on olemas see, et kui sa tasulist versiooni kasutad, siis sa saad luua assistente. Kui sa tasuta versiooni kasutad, siis sa saad kasutada assistente. Kellegi teise loodud assistente. Tallinna Ülikoolist on kedagi siin? Ei ole? No võt, Tallinna Ülikooli koolituskoordinaatoritega tegin eelmine aasta augustikuus ühe toreda töötoa ja siis seal ka saime aru sellest assistentide võlust, et pealt need õppejõud annavad need materjalid on, sest nad peavad üles panema tellimist kõikides ülikoolides sarnaselt, et õpiväljundid tegema on ju, panema sinna Moodle'isse, megatöö, mega töö, meil endal siis seest inimene, kellel oli tasuline ChatGPT ehitas selle õpiväljundite looja, pane ta ka üles, tema läheb Moodle'i sellele struktuurile vastavalt õpiväljundid ja nüüd nad tõstavad lihtsalt sisuliselt assistendist nendel, kellel ei ole tasulist, on ju, tõstavad siis sealt välja ja panevad Moodle'isse väga palju ajasäästu selle koha peal. Aga mis ma tahan öelda sellega see, et tasuta assistente saab otsida ka turult. Noh, heal asjal ikka, et olete käinud kolistamas ChatGPT AI assistentide turul? Sellist assistenti ka teate või olete kasutanud? Data analyst. Väga paljud soovitavad. Et ainuke jama sellega on see. Ma igaks juhuks näitan kõigile, kas kõik teavad, kus assistente leida ChatGPT-s? Ei tea. No vot, siis me näitame. Ma näitan. Lähed, teed küll kriba lahti. Siin on selline koht nagu GPT-d. Näed, 4 tärnikesega. Vajutad siia peale. Ja avanebki kohe GPT-de turg. Kellel on tasuline, saavad luua. Kellel on tasuline, on minu GPT-d siin, aga kellel on tasuta, saavad otsida. Kas õpiväljundite looja on avalik või nad tegid? Minu oma, nende oma ei ole avalik. Et võta oma reeglistikud, oma raamistikud ja tulebki luua ja ma kohe räägin sellest ka. Aga sisuliselt, kui ma siia nüüd kirjutan selle data analyst ja vajutan enter, siis tulevad siit siis tuleb siit välja see tore ChatGPT enda loodud siis andmeanalüüsija. Siin on teisi veel,
no ChatGPT puhul, kui me juba kasutame ChatGPT-d, siis ma arvan, et teatud usalduse piir on ikkagi nagu täidetud, on ju. Et kui me võib-olla kellegi teise omasi võtame, siis me ei tea, mis see tagatoas ja kõhu sees istub. Ja see ongi see jama sellega, kui me tasulist ei ole, me ei tea, mis täpselt loodud on. Et kui sa küsid, kuidas nemad lõid, siis ei tea, et sa võib-olla ei saa sellist õiget väljundit, on ju. See peaks ise enda lehitama. Nagu õuntega. Ise kasvatad, tead, millega väetad. Ostad turu pealt, ei tea, millega väetatud on, on ju. Et selles mõttes. Aga kuna see on OpenAI enda poolt loodud, siis see on päris hea andmeanalüüsi jaoks ka, et visualiseerimiseks paned aga siia mingisuguse tabeli sisse ja ta natukene alguses tõrgub, ta töötab inglise keeles nagu paremini. Et kui sa tahad siit võib-olla saada paremat väljundit, siis ma soovitan sul näiteks inglise keeles võib-olla temaga suhelda või mingisuguseid andmeid analüüsida ja siis pärast ütled, et kuule, pane nüüd eesti keelde ka need väljundid, on ju. Et seda nagu kvaliteetsema asja sa võib-olla saad. Aga sisuliselt fail ülesse, mitte midagi nagu tegelikult promptima ei pea, siis ta analüüsib selle tabeli täpselt samamoodi ära, pakub sulle erinevaid väljundeid ja lähed siit teeme. Nii et sellised assistendid tasub üles otsida, üliõpilaste lemmik. Sa tead, Anne, mis on? Turul, milline see üliõpilaste lemmik on? Minust oli see AI Humanizer, ehk siis see, kes kirjutab inimlikku teksti. Minust üliõpilaste seas see on kõige populaarsem. Et jah, vot. Et nali naljaks, aga nii on. Ja siis, jah, et katsetage seal turul möllake, nagu ma ütlen. Et tegelikult on olemas ka ju Eesti poolt loodud, ma läksin siit välja, aga sisuliselt näiteks eesti keele, mis on see korrigeerija või automaattoimetaja, et tekstid tuleb testida. Kui ei meeldi, ära kasuta, sa ei tea tagatuba, kui meeldib kasuta, näed, et oma töös saad natukene lihtsamalt, jumala pärast nagu toimeta. Eesti keele automaattoimetaja, et ise täitsa tihti proovin ja vaatan, et mul ikka lähevad need sõnad mõnikord või tähed lähevad sassi, kui kirjutad kiiresti, et siis mõnikord ei võib-olla kasuta ka see alusse öeldes sihitis ilusaid nagu lauseid ja kui vajalik korrakseid lauseid. Muideks AI assistentide puhul veel õppimise osas, et ise ka just selle jaoks neid väljundeid luua. Igasugused küsimusi, õpilastele mingisuguseid refleksiooni asju, et assistent just materjal sisse, refleksioon välja, materjal sisse, mingisugused kokkuvõtted välja näiteks on ju. Või siis me 4 inimesega kirjutasime riiklikul tasemel just ühtesid õppematerjale AI jaoks ja meil kõigil on erinev kirjastiil. Et saada ühtset stiili, siis me tegelikult ehitasime endale ühe stiili siis nagu jäljendaja ja sellesse stiili jäljendajasse siis sealt väljundina välja. Nii et assistendid, super teema, ärge minge kohe mingisugust tööriistu otsima, vaadake kõigepealt turul ringi, et ma arvan, et see on lihtsalt kokkuhoiu mõttes ka nagu võib-olla mõistlik, et iga asja eest maksta 20 eurot kuus võib-olla ei ole kõige nagu rahakoti sõbralikum. Jah, aga neid üle ei käi, aga panin teile siia kaasa, et kui tahate tööriistu erinevaid, kes teab, siis on web scraping. No, andmeid saab internetist ka ju sisuliselt otsida ja tõmmata alla ja personalitöös kasutatakse seda web scrapingut selleks, et näiteks kandidaatide kontakte otsida hästi palju kuskilt. Et sisuliselt andmete otsimine internetist saadad oma siis tegelase siin teele või mingi keskkonna paned tööle, tema siis põlistab erinevaid veebilehti läbi ja siis skreedib või kogub või kraabib nagu seda datat kokku, mis iganes teema kohta, sest sa seda sisendit nagu soovid saada. Et Autogrid on selline tore võib-olla koht, kuhu nagu vaadata sisse, et seal on päris huvitavaid interaktiivseid tabeleid, ta ise pakub sulle mingeid seoseid, erinevaid sükest tabelformaadi osast väljundid ja seal on siis selline võimalus ka, kus sa saad internetist siis päriselt tõmmata alla mingisuguseid nagu live andmeid või elavaid andmestikke. Siis Wisely on selle jaoks, et oma datat visualiseerida ja tegelikult minu enda lemmik on hoopis Julius AI, et kui ma räägin siin andmeanalüüsist, sest nagu ChatGPT minu jaoks on ikkagi nagu tekstitööriist, on ju. Et ta on ikkagi tekstimudel, ta ikkagi nagu statistikat kõik seda teeb, aga Julius AI on siis selline täitsa tasuta ka peaks olema, võib-olla mingi määrani, et päris palju tasuta saab teha igatahes seal sees. Ja seal saad sisuliselt chatid oma andmetega. Ja siis ta andmete pinnalt igasugust neid samu seoseid asju ja samamoodi kasutab koodi taustal ja näitab seda koodi ja nii edasi. Et võt kõike seda poolt ka, et mulle endal tegelikult see Julius AI väga meeldib, nii et võib-olla kui tahate proovida katsetada, siis see on see koht nagu kuhu sisse vaadata ka. Jah,
ma ei hakka näitama. Vaatate siis ise kaasa. Tahtsin jätta lõppu meile aega selleks ka, et natukene küsida ja vastata ja mõtteid vahetada. Et 15 me siis kenasti lõpetame, aga võib-olla lihtsalt selles osas, et mida koju kaasa võtta. Nagu ma ütlesin, keelemudelid ei suuda kõike korraga analüüsida. Kui te annate teile tabeli sinna ette, vaata tegime samm-sammult seda, proovisime läbi teha. Meelega tegin samm-sammult, sest ta kõigepealt närib ühest asjast läbi, siis ta närib teisest asjast läbi, siis ta närib kolmandast asjast läbi, siis ta närib neljandast asjast läbi. Kui te annate kõik jalad talle ette, siis ta kõiki hakata sellele püüternile, mis ma teile rääkisin, võib hakata andma lihtsalt valesid seoseid, valesid andmeid, valesid käsklusi. Nii et pigem samm-sammult, rahulikult ja minna teele. Et võib-olla see on see asi. Et ükskord käib kord, ühest asjast ma tegelikult, ma räägin selle ära, siis tuletage mulle meelde, et ma räägiksin mudelitest ka korraliselt juurde. Et AI andmetöötlusest, mina ütleks seda, et nagu te nägite, ettevalmistus, super hea, igasugused uuringud, valimid, kõik asjad läbi mõelda, projektid, ajaraamid, väga hea. Aga andmete analüüsimisel anomaaliaid kindlasti tuleb ja kindlasti rahulolu teil ei ole kõige kõrgem, kui te alati analüüsite. Nii et selles mõttes võib-olla võime veel rahul olla, et õpilased tegelikult ei saa kõige paremaid nagu väljundeid välja. Äkki oleks ikkagi mõistlik nii, et nad kõigepealt Excelist nagu kasutavad ja siis ikkagi seda igavat poolt on. Ma ei saa öelda, et see igav on, aga see ka mingeid seoseid tekitab see sinu küsimus on ju, et tegelikult tööpõllule ta tuleb, siis ta tuleb ka ikkagi ja teeb ikkagi selle ära nagu chat-GPT-ga, siis ta ilmselt mõistab võib-olla rohkem tausta. Sinu küsimus oligi see, et kuidas sa mõistaks rohkem nagu neid... Küsimus oli see, et kuidas ta saab lihtsamini või milliste nõksudega ta saaks rohkem kindel olla. Kindel olla, seda kindlust faktipõhiste töömistadega ainult, see on nagu võib-olla see siis. Et siis on faktipõhised töömistad, mitte nagu see, sest siin on ikkagi, kuidas keelemudel ta ju ennustab sulle järgmist nagu seda väljundit on ju. Ja ta kukub ennustust ühele poole või teisele poole ja seal ei ole midagi kindlat, sest ta on tööriist, mis statistika peale üles ehitatud ennustama. Et selles mõttes keelemudelit ei saa kasutada või kalkulaatorit või Excelit. Et see on nagu lihtne vastus siin. Mõtlen, et aga enne me tegime vaata selle ja käisime läbi, et ta kontrollis ise ennast ja kritiseeris ennast. Seda saad kasutada, sa saad öelda seda, aga lõpuni ei ole 100%. Ei saa kätti südamel panna ja öelda sulle, et nüüd on kõik täiesti korrektne. Et jah, aga mine tea, see areneb, kuhu me 6 kuu pärast jõuame, elu näitab. Nii et andmetööstuse puhul ja igasugust anomaaliaid ja vigasid ta suudab küll väga hästi otsida ja seda poolt teha, et seda kutsuks üles korrastada ja nii edasi. Kas ta aitab andmeid nagu põhjalikult analüüsida, ta aitab võib-olla mõtestada, ma ütleks seda, et see on võib-olla see sõnum. Ja siis oli see märge, et Keiu räägi mudelitest ka, et kes tasulist kasutab, siis andmete analüüsiks O3. Ütleb midagi. Erinevad asjad. Okei, lihtsalt võib-olla mingi tasuta versiooni tuleb ka O3 on ju, et me ei tea, et sellepärast ma näitan teile ära, et kui te võtate uue vestluse, need, kellel on tasuline versioon, nendel jooksevad mudelid siit ülevalt alla, kellel on tasuta ei jookse, aga andmete analüüsiks siis O3 näiteks, sest tema on loodud arutlevaks mudeliks, arutlev mudel siis, tema promptimine on natuke teistsugune või liipamine, kui on tavalise mudeliga. Arutleva mudeli promptimine on selline, et ei annad küll konkreetse eesmärgi, kui sa tahad saada või rolli anda, aga väga palju mingit samm-sammulist multistep promptingut ei tee, sest tema iseenda sees saab need andmed kätte, närib, mõtleb, arutab iseendaga, reflekteerib, kas niipidi, kuidas ma teile lähen, millised need sammud võiksid olla ja siis annab sulle väljundi. Et kui sa talle võib-olla väga sulud nagu seda raami ette, et siis ta ei toimi nii hästi, kui sa ise oma sees, tal on nagunii juba selline chain of thoughts või nagu mõtte nagu lõng sisse istutatud, et siis kasutage O3, kellel võimalik on, et võib-olla see ka nagu aitab natukene kindlust tõsta, aga mitte lõpuni jälle, on ju. Küsi. Kuidas sa selle tulemuseni jõudisid, et ta saab mulle oma arvutuskäiku näidata? Ta näitab sulle siin jooksvalt tegelikult, et ta näitab sulle kogu aeg seal all, ta mõnikord näitab inglise keeles, mõnikord näitab vaatan, kus need andmeanalüüsid meil oli. Siin oli kirjeldus, siit me midagi ütlesime. Näed, sisuliselt, kui ma lähen nüüd siia, ütlen talle, et kasuta nüüd, näed seda O3. Okei, panin veits valesse aknasse, aga sisuliselt, näe, vaata. Ta kogu aeg näitab sulle. Ta näitab sulle ette, mida ta teeb. Et siin sa ei saa küll talle, ja nüüd ta läks siis pandasesse, on ju, et sellesse püütanisse, et siis ta nagu
sa ei saa siin sellel korral öelda talle küll, et kuule stopp, et mulle nii ei meeldi, onju. Et kui sa teed deep research'i, ma ei tea, palju kursis on deep research'iga, et siis deep research'is näiteks Gemini's sa saad öelda, et kuule, mulle ei meeldi see, kuidas sa arutled, mis su mõttekäik on, et siis nagu muudame seda. Mida sa võid teha, sa käid tasuta variandi puhul, issand oleks hea lipi ära unustanud, et sa võid ju panna ta ise arutlema. Et näita mulle, kuidas sa mõtled, näita mulle, kuidas sa teed ja siis ütled, et see mulle ei meeldi, see mulle meeldib, mine teele. Sisuliselt saad tuua oma tavalisest mudelist arutleva mudelise ka. Et noh, võib-olla väike häkk või nipp jälle kaasa, et selle koha pealt. No võt, küsimused arutelu. Aitäh minu poolt! Mul on selline põnev teema, et pooled inimestest on nagu, et kagev pooletusest. Tegelikult ei viitsi teha. Visualiseerimine toimub ka selle ChatGPT see järgmine töötuba. Järgmises töötuas me ei vaata väga ChatGPT-d. Me esimese otsa vaatame Whimsicali, ehk siis visualiseerimine pigem selles mõttes mitte andmete visualiseerimine, vaid protsesside visualiseerimine näiteks. Siis ma olen kas, kui Napkinit olete kasutatud, ma korra näitan ikkagi Napkinit ka ja siis infograafikute jaoks ja Gammat nende listenduste jaoks. Ma mõtlesin, kui sa ChatGPT. Ei näita ChatGPT-d, et ei taha. Tahtsin Whimsicali näidata, mis protsessi aitab voodiagrammide ja mindmapide teha. Küsimused? Veel, julgelt. Või mõtted, ega ei pea küsima, võib ju arutada ka lihtsalt. Mis teie mõtted? Te olete kõik koos siin ühes ruumis, ma kutsun teid üles teadmisi vahetama. Ühesõnaga saab välja mõelda igasuguseid analüüse ja öelda suurema sellise moonutuna tulemust. Jah, need andmed on alati siuke tore teema, või statistika on alati tore teema, et seal on kõik selgitamise küsimus. Kes ütleb, et see on õige? Mis asi on üldse õige? Aga mis asi üldse maailmas õige on? Jah, haial on väga palju. Ja see on päris tore tegelikult, et meil on nii, et ei ole must ja valge. Vot. Siitpoolt, kuidas see oli? Meeleolu? Sina naeratad vähemalt taganurgas. Sina vaatasid vahepeal mõtliku näoga taganurgas. Kas osad said vähemalt Copilotist ja sõrme sisse, et siis nagu see vähemalt võib-olla kaasa tuli. Kas lähete täna targemana ära? Ja, no siis on hästi, kuulge, aga minge siis ja kui tahate, võtke käimist kinni, et jutustan teile. Suur täh, et olite kaasas ja puhake ka, suvi tuleb, on ju. Aitäh teile!